1919. aasta augusti hommikul, kui Tallinna tänavatel veel valitses varajane vaikus, üks mees istus oma kabinetis ja vaatas telefoni. See telefon oli otsesidesideseade Moskvaga, punane aparaat, mida kasutasid vaid kõrgeimad parteiametnikud. Lembit Annus, Eestimaa Kommunistliku Partei esimene sekretär, ootas kõnet, mis pidi muutma kõike. Tema laual lebas dokument, mille olemasolu ametlikult kunagi ei tunnistatud, nimekiri 35 inimese nimedega, keda tuli vahistada esimese tunni jooksul pärast seda, kui Pihkva dessantväelased jõuavad Tallinna. Edgar Savisaar, Arnold Rüütel, Lennart Meri, kõik need nimed olid seal, kirjutatud käsitsi sinise tindiga. Dokumendil puudus allkiri, puudus tempel, puudus kuupäev. Aga iga inimene, kes seda nägi, mõistis, see oli surmaotsus Eesti iseseisvusele. Kes koostas selle nimekirja? Kas Annus ise või keegi Moskvas? Ja miks see dokument kadus täpselt samal päeval, kui riigipööre kukkus läbi? Kas keegi hävitas tõendid või varjas neid tuleviku jaoks? Lembit Annus ei olnud tavaline parteiametnik. Ta ei olnud nagu need, kes vaikides kohanesid uue ajaga, kes salaja juba mõtlesid, kuidas ellu jääda iseseisvuses. Annus oli ideoloog, mees, kes uskus Nõukogude Liitu nii pimesi, nagu teised usuvad Jumalat. Tema jaoks oli laulev revolutsioon mitte rahva ärkamine, vaid reetmine kõige selle vastu, mille nimel ta oli töötanud kogu oma elu. Kui 90. aasta kevadel Eestimaa Kommunistlik Partei lõhenes kaheks, oli Annus see, kes jäi truuks Moskvale. Tema juhitud EKPNLK-platvormil, see oli partei, mis keeldus tunnustamast Eesti suveräänsust, mis nimetas iseseisvusliikumist fašismiks, mis ootas hetke, mil Moskva saadab tanke ja taastab korra. Annus ei varjanud oma seisukohti. Ta rääkis avalikult, et Eesti kuulub Nõukogude Liitu igavesti, et rahvuslik liikumine on väikese grupi provokaatorite töö, et rahvas ise tahab jääda suure riigi osaks. Aga kas ta tõesti uskus sellesse? Või oli see lihtsalt võimumäng, viimane katse hoida kinni positsioonist, mis libises läbi sõrmede nagu liiv? Tema kabinet asus hoones, kus iga sein mäletas Stalini aega. Rasked kardinad, tumepruun mööbel, portree Leninst seinal, kõik see oli nagu muuseum, kus aeg oli peatunud 50 aastat tagasi. Annus ei muutnud midagi. Ta ei tahtnud muuta. Tema maailm oli see kabinet, see telefon, see otseside Moskvaga. Väljaspool akent oli teine Tallinn, linn, kus inimesed laulsid vabadusest, kus sinimustvalged lipud lehvisid üha julgemas, kus iga päevaga kasvas tunne, et midagi suurt ja pöördumatut on toimumas. Aga Annus ei vaadanud sellele Tallinnale. Ta vaatas Moskvasse. Ta ootas käsku. Ta ootas tanke. Ja ta teadis, et need tulevad. Küsimus oli ainult, millal. 19. augusti varahommikul, kui esimesed uudised riigipöördest jõudsid Tallinna, Annus ei olnud üllatunud. Ta oli oodanud seda. Tema telefon helises kell 6 hommikul, kõne Moskvast, lühike, krüptiline, olukord on kontrolli all. Oodake juhiseid. Annus pani toru peale ja esimest korda paljude kuude jooksul naeratas. Ta teadis, mida see tähendas. Jannajev, Krutškov, Jasov, kõvad mehed, kes ei karda kasutada jõudu, olid võtnud võimu. Gorbatšov oli isoleeritud Krimmi tatsas. Jeltsini saatus oli ebaselge. Ja kõige tähtsam, väed liikusid. Pihkva dessantväelased said käsu olla valmis. Tallinna suunas liikusid soomukid. Annus võttis sahtlist välja selle nimekirja, 35 nime, ja luges seda uuesti, aeglaselt, nagu palvet. Kas ta tundis kahetsust? Kas ta mõtles, et mõned neist nimedest on inimesed, kellega ta kunagi istus samas ruumis, jagas sama lauda? Või oli ta juba ammu ületanud selle piiri, kus poliitika muutub isiklikuks? Aga väljaspool tema kabineti seinu toimus midagi, mida Annus ei osanud ette näha. Tallinna tänavatel ei olnud paanikat. Oli viha. Oli otsusekindlus. Kui uudis riigipöördest levis, ei jooksnud inimesed koju peitu. Nad tulid välja. Tuhanded, kümnetes tuhanded. Nad tulid Toompea lossi juurde, nad tulid lauluväljaku poole, nad tulid Kaitseliidu kogunemispunktidesse. Nad ei oodanud, et keegi neid päästaks. Nad otsustasid ise. Ja see oli see hetk, mil Annuse plaan hakkas purunema. Sest tema plaan tugines ühele eeldusele, et rahvas on hirmul, et rahvas alistub, et rahvas ootab, kuni keegi ütleb talle, mida teha. Aga see rahvas ei oodanud.
See rahvas oli juba otsustanud. 21. augusti õhtul, kui Moskvas riigipööre kukkus läbi, kui Jeltsini tank peale ronis ja maailm nägi, et diktatuuri aeg on läbi, Lembit Annus istus endiselt oma kabinetis. Telefon ei helisenud enam. Otseside Moskvaga oli vait. Pihkva dessantväelased ei tulnud. Tankid pöördusid tagasi. Ja see nimekiri, see 35 nime nimekiri, lamas endiselt tema laual, nüüd juba mitte surmaotsusena, vaid tõendina. Tõendina selle kohta, mida ta oli planeerinud. Tõendina selle kohta, kes ta tegelikult oli. Kas ta põletas selle dokumendi? Kas ta rebis selle tükkideks ja viskas tuhatoosi? Või hoidis ta seda salaja mingil põhjusel, mida isegi tema ise ei mõistnud? Keegi ei tea. Aga üks endine parteiametnik, kes töötas Annuse kabinetis nendel päevadel, ütles 30 aastat hiljem intervjuus, ma nägin, kuidas ta seda paberit vaatas. Ta ei olnud vihane. Ta ei olnud kurb. Ta oli lihtsalt tühi. Nagu inimene, kes mõistis, et tema elu, kogu tema elu oli olnud vale. Aga kes oli Lembit Annus enne seda augustikuud? Kuidas üks mees muutub süsteemi viimaseks kaitsjaks, inimeseks, kes on valmis saatma tanke oma rahva vastu? Tema lugu algab palju varem, Nõukogude süsteemi kuldaegadel, kui olla kommunist ei tähendanud häbi, vaid au. Annus sündis 933. aastal väikeses Eesti külas, kus enamik inimesi ei osanud lugeda ega kirjutada. Tema pere oli vaene, nii vaene, et lapsepõlves oli päevi, mil õhtusöök oli ainult leib ja vesi. Aga Annus oli andekas. Ta õppis kiiresti, ta luges kõike, mis kätte sattus, ta unustas mitte kunagi midagi, mida kord kuulis. Ja kui Nõukogude võim tuli Eestisse 441. aastal, nägi Annus selles mitte okupatsiooni, vaid võimalust. Võimalust õppida, võimalust tõusta, võimalust saada keegi. Partei võttis ta vastu, sest partei vajas selliseid noori, andekaid, näljaseid, lojaalseid. Ja Annus oli lojaalne. Ta oli nii lojaalne, et kui sõda algas ja sakslased tulid, jäi ta metsadesse, liitus partisanidega, võitles punaste poolel. Paljud tema sõbrad läksid teisele poole. Paljud otsustasid, et sakslased on väiksem kurjus kui Stalin. Aga Annus ei kõhelnud. Tema jaoks oli valik selge, Nõukogude Liit või fašism. Kolmandat ei olnud. Pärast sõda, kui Eesti oli jälle punane, tõusis Annus kiiresti. Ta töötas parteikomitees, ta organiseeris kollektiviseerimist, ta pidas kõnesid, kus seletas talupoegadele, miks nende maa ei kuulu enam neile. Kas ta uskus sellesse, mida ütles? Või oli see lihtsalt töö, mida tuli teha? Keegi, kes tundis teda nendel aastatel, ütles hiljem, Lembit ei olnud julm. Ta ei naudanud teiste kannatusi. Aga ta uskus, et ajalugu liigub ühes suunas, kommunismi poole, ja et kes selle vastu seisab, on lihtsalt rumal. See usk andis teda läbi kõigi aastate. Läbi Stalini surma, läbi Hruštšovi sulailma, läbi Brežnevi stagnatsiooni. Annus ei kahtlenud kunagi. Isegi siis, kui teised hakkasid vaikselt küsima, kas süsteem töötab, kas lubadused täituvad, kas tulevik on ikka nii helge, nagu propagandas öeldakse, Annus jäi kindlaks. Ta oli tõeline uskuja. Ja see tegi temast ohtliku. 989. aastal, kui Eestis algas laulev revolutsioon, oli Annus juba vanamees, 56 aastat vana, hall, väsinud, aga endiselt võimul. Ta oli Eestimaa Kommunistliku partei esimene sekretär, kõrgeim parteiametnik vabariigis. Tema käsutuses oli aparaat, tuhanded inimesed, kes täitsid tema korraldusi, kes kontrollisid ajalehti, raadiot, televisiooni, kes jälgisid dissidente, kes hoidsid süsteemi töös. Aga see süsteem hakkas purunema. Rahvarinne, Eesti Kongress, sinimustvalged lipud, kõik see oli Annuse jaoks mitte rahva tahe, vaid provokatsioon. Ta uskus, et see on väikese grupi töö, intellektuaalid, kes on loetud liiga palju lääne raamatuid, kes on unustanud, mida Nõukogude võim neile andis. Hariduse, töö, stabiilsuse. Ja nüüd nad tahavad seda hävitada. Annus ei mõistnud, et see, mida ta nägi, ei olnud provokatsioon. See oli rahvas. Kogu rahvas. Ja rahvas oli juba otsustanud. 991. aastal, kui Eestimaa Kommunistlik partei lõhenes, oli Annuse ees valik, kas minna kaasa nendega, kes tahtsid iseseisvat, reformitud parteid või jääda truuks Moskvale. Ta valis Moskva.
Ta lõi EKPNLK-platvormil partei, mis keeldus tunnustamast Eesti suveräänsust, mis nimetas iseseisvusliikumist fašismiks, mis kuulutas, et Eesti on ja jääb Nõukogude Liidu osaks. Miks ta seda tegi? Kas ta tõesti uskus, et Moskva võidab? Või oli see lihtsalt viimane katse hoida kinni võimust, positsioonist, identiteedist? Sest kes oli Lembit Annus ilma parteita? Kes ta oli ilma Nõukogude Liiduta? Ta oli mees, kes oli ehitanud kogu oma elu ühele alusele ja see alus oli kadumas. Ja ta ei suutnud seda aktsepteerida. Tema toetajad olid need, keda kutsuti öökommunistideks, vanad parteiametnikud, Interfront, venelased, kes kartsid, et iseseisvuses nad kaotavad kõik. Nad kogunesid Annuse ümber nagu viimase lootuse ümber. Nad uskusid, et Moskva ei lase Eestit minna. Et tuleb hetk, mil Kreml ütleb külgi ja saadab väed. Ja Annus lubas neile, et see hetk tuleb. Ta rääkis koosolekutel, et Gorbatšov on nõrk, et peagi tulevad kõvad mehed, et siis nähakse, kes on õigel poolel. Ja ta valmistus. Ta koostas nimekirju. Ta hoidis sidet Moskvaga. Ta ootas. Kas ta magas nendel öödel rahulikult? Kas ta nägi und tankidest, mis tulevad Tallinna tänavatele, või nägi ta und millestki muust, millestki, mida ta ei julgenud endale tunnistada? 1919. aasta augusti hommikul, kui KGB teatas, et Gorbatšov on haige ja et riiki juhib nüüd riikliku erakorralise seisukorra komitee, Lembit Annus teadis, et tema hetk on käes. Ta helistas oma lähimatele kaastöölistele, 5 meest, kes moodustasid tema sisemise ringi ja ütles, olge valmis. Täna õhtul võib kõik muutuda. Mis ta sellega mõtles? Mida ta plaanis? Üks neist meestest, kes nõustus rääkima 35 aastat hiljem, ütles, Lembit oli kindel, et Pihkva dessantväelased tulevad. Ta ütles, et meil on nimekiri inimesed, keda tuleb kohe vahistada. Savisaar, Rüütel, Meri, teised. Ta ütles, et kui nad on kinni, siis rahvas rahuneb. Siis saame taastada korra. Aga kas see oli realistlik plaan või meeleheideakt? Kas Annus tõesti uskus, et kui vahistada 35 inimest, siis 1 miljon eestlast lihtsalt alistub? Või oli ta juba nii kaugel reaalsusest, et ei näinud, mis toimub? Samal päeval, kui Annus ootas Moskvast kinnitust, et väed on teel, toimus Toompea lossis midagi, mida ta ei osanud ette näha. Ülemnõukogu kogunes erakorralisele istungile. Edgar Savisaar, Arnold Rüütel, teised, need inimesed, kelle nimed olid Annuse nimekirjas, ei peitunud. Nad tulid lossi. Nad astusid kõnetooli ette. Ja nad kuulutasid välja Eesti iseseisvuse taastamise. Mitte homme. Mitte pärast läbirääkimisi. Praegu. Kohe. See oli julge samm, nii julge, et isegi paljud nende endi toetajad arvasid, et see on liiga vara, et see on liiga ohtlik. Aga nad tegid seda. Ja kui see teade jõudis Annuse kabinetti, oli tema reaktsioon vaikus. Pikk, raske vaikus. Siis ta ütles, nad on hulluks läinud. Nad ei tea, mis neid ees ootab. Aga kes oli hull? Kas need, kes julgesid kuulutada iseseisvust, või see, kes ootas tanke? 21. augusti õhtul, kui Moskvas KGB riigipööre kukkus läbi, kui Jeltsini sõdurid keeldusid tulistamast rahvast, kui Jannajev ja Krutškov arreteeriti, sai Lembit Annus kõne. Lühike kõne. Operatsioon on tühistatud. Väed ei tule. Annus pani toru peale. Ta ei öelnud midagi. Ta istus oma lauda, vaatas akna poole, aga ta ei näinud midagi. Tema maailm oli just kokku varisenud. Kogu see süsteem, mille nimel ta oli töötanud 50 aastat, oli kadunud ühe öö jooksul. Ja ta oli jäänud üksi. Üksi kabinetis, kus seinal rippus Lenini portree, kus laual lamas nimekiri, mis ei tähendanud enam midagi. Järgnevatel päevadel keelustati Eestimaa kommunistlik partei. Annuse kabinet suleti. Tema telefon, see punane telefon, otseside Moskvaga, lõigati läbi. Tema inimesed, need, kes olid lubanud olla lojaalsed lõpuni, kadusid. Mõned põgenesid Venemaale. Mõned vahetasid kiiresti poolt. Mõned lihtsalt vaikisid ja lootsid, et neid unustatakse. Aga Annust ei unustatud. Teda uuriti. Teda küsitleti. Teda süüdistati riigireetmises. Aga lõpuks teda ei karistatud. Miks? Kas tõendid ei olnud piisavad?
Kas poliitiline olukord oli liiga habras, et alustada suuri protsesse? Või oli see lihtsalt otsus lasta vana mees minna, sest ta oli juba kaotanud kõik, mis tal oli? Lembit Annus elas veel 27 aastat pärast seda augustikuud. Ta elas vabas Eestis, riigis, mida ta oli püüdnud hävitada. Ta elas vaikselt, tagasihoidlikult, peaaegu nähtamatult. Ta ei andnud intervjuusid. Ta ei kirjutanud mälestusi. Ta ei vabandanud. Mõned ütlevad, et ta kahetseb. Teised ütlevad, et ta uskus lõpuni, et ta oli õigel poolel. Aga tõde on see, Lembit Annus oli mees, kes jäi truuks süsteemile, mis teda reetas. Ta oli viimane uskuja. Ja tema lüüasaamine, see hetk, kui tankid ei tulnud, kui Moskva ei vastanud, kui nimekiri jäi lihtsalt paberiks, oli hetk, mil Eesti lõplikult murdis lahti minevikust. Kas me peaksime teda vihkama? Kas me peaksime teda mõistma? Või peaksime me lihtsalt mäletama, et vabadus ei ole kunagi garanteeritud, et alati on keegi, kes tahab seda ära võtta, ja et ainult rahva julgus saab seda kaitsta? Kujutage ette, et olete üks neist 12 inimesest, kes teadsid Lembit Annuse kohta kõike, iga salajast telefonivestlust Moskvaga, iga kohtumist Interfrontiga, iga nimekirja, mida ta koostas oma kabineti vaikuses. Nüüd kujutage ette, et peate valima, kas jääda lojaalseks mehele, kes on juba kaotanud, või päästa oma elu ja rääkida tõtt. 21. augusti õhtul, kui KGB riigipööre kukkus läbi ja Moskva vaikis, tegid need 12 inimest valiku, mis muutis Eesti ajalugu. Üks neist, mees, kes oli Annuse isiklik abi 13 aastat, istub täna esimest korda kaamera ees. Tema käed värisevad, kui ta räägib. Mitte hirmust, vaid sellest, mida ta on kandnud 35 aastat. Lembit ei olnud koletis, ütleb ta aeglaselt, vaadates oma peopesadesse. Ta oli lihtsalt mees, kes uskus valesse jumalasse. Ja kui see jumal kukkus, ei jäänud temast midagi järele. Mida see mees nägi Annuse kabinetis nendel augustipäevadel? Milliseid dokumente ta luges? Milliseid vestlusi ta kuulis? Ja kõige tähtsam, miks ta otsustas lõpuks rääkida? See mees, nimetagem teda Mihkeliks, kuigi see ei ole tema päris nimi, tuli Annuse juurde tööle 1983. aastal, kui Nõukogude Liit tundus veel igavene ja partei võim kõikumatuna. Mihkel oli noor, 25-aastane, äsja ülikooli lõpetanud, täis ideaale ja usku, et süsteem saab paremaks, kui seda juhivad õiged inimesed. Annus võttis ta vastu, sest Mihkel oli tark, lojaalne ja kõige tähtsam, ta ei küsinud liiga palju küsimusi. Esimesed aastad olid tavalised, dokumendid, koosolekud, aruanded, reisid Moskvasse. Aga 1988. aastal, kui Eestis algas laulev revolutsioon, muutus kõik. Mihkel hakkas nägema asju, mida ta ei pidanud nägema. Ta kuulis vestlusi, mida ta ei pidanud kuulma. Ta luges dokumente, mis olid märgistatud, täiesti salajane dokumente, kus olid nimed, aadressid, plaanid. Üks neist dokumentidest oli nimekiri 35 inimesega. Mihkel luges seda nimekirja esimest korda 1991. aasta juunis. Ta ei küsinud Annuselt, miks see nimekiri eksisteerib. Ta lihtsalt pani selle tagasi kausta ja püüdis unustada. Aga ta ei suutnud. Sest ta teadis, mida see nimekiri tähendas. Mihkel räägib täna, et Annuse kabinet oli nagu kaks maailma, üks ametlik, teine varjatud. Ametlikus maailmas oli Annus parteiametnik, kes pidas kõnesid, kohtus delegatsioonidega, allkirjastas dokumente. Aga varjatud maailmas, seal, kus olid ainult lähimad inimesed, oli Annus strateegiline mõtleja, kes valmistus sõjaks. Sõjaks mitte välisvaenlase, vaid oma rahva vastu. Mihkel mäletab üht vestlust, mis toimus 1991. aasta juulis, kuu aega enne riigipööret. Annus istus oma lauda, vaatas kaarti Eestist, kus olid märgitud punaste punktidega kohad, Toompea loss, Rahvusrinne, Eesti Kongressi peakorter, raadiomaja. Kui tuleb hetk, ütles Annus, siis need punktid tuleb võtta esimese tunni jooksul. Kui me kaotame need, kaotame kõik. Mihkel küsis, aga kui rahvas vastu seisab? Annus vaatas teda pikalt, siis ütles, rahvas ei tea, mida ta tahab. Rahvas vajab juhtimist. Ja me juhime teda õiges suunas. See oli hetk, mil Mihkel mõistis, et Annus ei näe enam rahvast. Ta näeb ainult vaenlast. Aga Mihkel ei olnud ainus, kes hakkas kahtlema.
Annuse sisemises ringis need 12 inimest, kes teadsid kõike, oli veel 3, kes vaikselt, salaja, hakkasid mõtlema, kas me oleme õigel poolel. Üks neist oli Jüri, endine KGB-ohvitser, kes oli Annuse turvamees. Teine oli Kalju, parteikomitee liige, kes vastas propaganda eest. 3. oli Tiit, kes juhtis sidet Moskvaga. Need 3 meest ei rääkinud omavahel avalikult. Aga nad vahetasid pilke. Nad märkasid üksteise vaikust. Ja nad teadsid, et kui tuleb hetk, peavad nad valima. Mihkel räägib, et 991. aasta augusti keskpaigas, kui kuuldused riigipöördest hakkasid levima, kutsus Jüri ta salaja kohvikusse. Kui see juhtub, ütles Jüri vaikselt, vaadates ümber, siis ma ei tule kaasa. Ma ei tule kaasa sellega, et vahistada inimesi, kes tahavad vabadust. Mihkel küsis, aga Lembit? Jüri vaatas talle otsa, Lembit on juba surnud. Ta lihtsalt ei tea seda veel. 1919. aasta augusti hommikul, kui KGB teatas riigipöördest, oli Annuse kabinet täis inimesi. Kõik 12 olid seal ootamas, kuulamas, vaatamas. Annus seisis akna juures, käed selja taga ja rääkis. Ta rääkis sellest, kuidas see on hetk, mida nad on oodanud. Kuidas Moskva on lõpuks ärkamas. Kuidas kõvad mehed Jannajev, Krutškov, Jasov teavad, mida teha. Kuidas Pihkva dessantväelased on juba valmis. Kuidas homme hommikuks on Tallinn jälle kontrolli all. Ta rääkis kindlalt, veenvalt, nagu alati. Aga Mihkel vaatas teisi. Ta nägi Jüri nägu tühi, emotsioonitu. Ta nägi Kalju käsi rusikasse surutud. Ta nägi Tiidu pilku, kõrvale vaatavat. Ja ta mõistis, nad ei usu enam. Nad on juba otsustanud. Aga nad ei ütle seda veel. Sest nad kardavad. Nad kardavad Annust. Nad kardavad süsteemi. Nad kardavad, et kui nad räägivad tõtt, siis nemad on järgmised nimekirjas. Samal päeval, kui Annus ootas kinnitust Moskvast, et väed on teel, helistas Tiit, mees, kes juhtis sidet, salaja oma kontaktile Pihkvas. Kas te tulete, küsis ta. Vastus oli ebaselge, ootame käsku. Tiit helistas uuesti 2 tundi hiljem. Vastus oli sama. Ta helistas 3. korda õhtul. Seekord oli vastus teistsugune, käsku ei tule. Olukord on ebaselge. Tiit pani toru peale ja mõistis, Annus on eksinud. Moskva ei tule appi. Tankid ei tule. Nimekiri jääb lihtsalt paberiks. Ta läks Annuse juurde ja ütles talle tõe. Annus ei vastanud. Ta lihtsalt istus oma tooli, vaatas seina ja vaikis. Mihkel, kes oli seal, ütleb, see oli hetk, mil Lembit murdus. Mitte vihast. Mitte hirmust. Lihtsalt tühjusest. Nagu inimene, kes mõistis, et tema kogu elu oli olnud vale. 21. augusti õhtul, kui KGB riigipööre kukkus lõplikult läbi, kui Jeltsini sõdurid võitsid, kui Jannajev ja Krutškov arreteeriti, kogunes Annuse kabinetti viimast korda see 12 inimest. Aga seekord ei rääkinud Annus. Rääkis Jüri. Lembit, ütles ta aeglaselt, see on läbi. Moskva on läbi. Partei on läbi. Ja meie peame valima. Kas me jääme siia ja ootame, kuni meid arreteeritakse, või me läheme ja püüame elada edasi? Annus vaatas teda. Tema silmad olid punased, väsinud, aga ta ei nutnud. Ta lihtsalt küsis, kuhu te lähete? Jüri vastas, ma ei tea. Aga ma ei jää siia. Ükshaaval hakkasid teised lahkuma. Kalju läks esimesena. Siis Tiit. Siis teised. Lõpuks jäid alles ainult 2 inimest, Annus ja Mihkel. Annus küsis, kas sina ka lähed? Mihkel vaatas teda ja ütles, jah. Annus noogutas. Ma saan aru, ütles ta. Ja siis esimest korda 13 aasta jooksul ütles ta Mihklele, tänan sind. Mihkel ei tea, mida see tänu tähendas. Kas tänu lojaalsuse eest? Või tänu aususe eest? Või lihtsalt tänu selle eest, et ta oli seal, kui kõik teised olid juba läinud. Mihkel räägib täna, et ta ei ole Annust pärast seda õhtut enam näinud. Ta kuulis, et Annust uuriti, et teda küsitleti, et teda süüdistati. Aga ta ei läinud teda vaatama. Ta ei helistanud. Ta ei kirjutanud. Sest ta teadis, et kui ta läheb, siis ta peab vaatama silma mehele, kes kaotas kõik. Ja ta ei suutnud seda teha.
Aga üks küsimus jääb, kas Mihkel ja teised, need 12 inimest, kes teadsid kõike, olid kangelased või reeturid? Kas nad päästsid Eesti, kui nad keeldusid Annust järgimast? Või kas nad lihtsalt päästsid iseennast? Mihkel ütleb, ma ei tea. Ma mõtlen sellele iga päev. Aga ma tean ühte, kui me oleksime jäänud, kui me oleksime täitnud selle nimekirja, siis Eesti ajalugu oleks olnud teistsugune. Ja ma ei tea, kas see oleks olnud parem või hullem. Aga ma tean, et ma ei tahtnud olla see inimene, kes vahistab teisi inimesi selle eest, et nad tahavad vabadust. Kas see on piisav vastus? Või on see lihtsalt viis elada edasi süütundega, mida ei saa kunagi täielikult maha pesta? Aga mis sai Annuse kehast, tema füüsilisest olekust, nendel päevadel, kui tema maailm varises kokku? Arst, kes kontrollis teda 991. aasta septembris, pärast riigipööret, räägib täna esimest korda sellest, mida ta nägi. See arst, nimetagem teda doktor Kivisaluks, oli Annuse isiklik arst 10 aastat. Ta teadis tema tervisest kõike, vererõhk, südame seisukord, une kvaliteet, stress. Aga see, mida ta nägi septembris, oli midagi, mida ta ei olnud kunagi varem näinud. Lembit oli kaotanud 12 kilogrammi 2 nädala jooksul, ütleb doktor Kivisalu. Tema vererõhk oli 250/120, kriitiliselt kõrge. Tema käed värisesid. Ta ei suutnud magada. Ta ei suutnud süüa. Ja kõige hullem, ta ei rääkinud. Ta lihtsalt istus ja vaatas tühja punkti. Doktor Kivisalu küsis temalt, Lembit, kas sa tahad rääkida? Annus raputas pead. Ei ole midagi öelda, vastas ta. Aga tema keha rääkis. Tema keha karjus. Doktor Kivisalu selgitab, et see, mis juhtus Annusega, ei olnud lihtsalt stress. See oli trauma, sügav, eksistentsiaalne trauma. Kujutage ette, ütleb ta, et te olete ehitanud maja 50 aastat. Iga päev olete pannud ühe tellise. Ja siis, ühe öö jooksul, see maja kukub kokku. Mitte seetõttu, et te tegite midagi valesti, vaid seetõttu, et alus, millele te ehitasite, ei olnud kunagi olemas. See on see, mis juhtus Lembitiga. Tema identiteet, kogu tema mina, oli seotud parteiga, Nõukogude Liiduga, süsteemiga. Ja kui see süsteem kadus, kadus ka tema. Doktor Kivisalu ordineeris talle rahusteid, unerohtu, südameravimeid. Aga ta teadis, et need ei aita. Sest see, mis oli katki, ei olnud keha. See oli hing. 992. aasta jaanuaris, kui Eesti oli juba iseseisev, kui partei oli keelustatud, kui Annuse kabinet oli suletud, helistas doktor Kivisalule Annuse naine. Ta ei tule enam voodist välja, ütles ta nutmise äärel. Ta lihtsalt lamab ja vaatab lakke. Ta ei söö. Ta ei räägi. Ma ei tea, mida teha. Doktor Kivisalu läks Annuse koju, väike korter Lasnamäel, kaugel paleedest ja võimust. Ta nägi Annust voodis, kõhn, kahvatu, vana. Annus vaatas teda ja küsis, kas ma olen haige. Doktor Kivisalu ei teadnud, mida vastata. Meditsiiniliselt oli Annus haige, südameprobleemid, kõrge vererõhk, depressioon. Aga tegelikult oli küsimus teine, kas inimene, kes on kaotanud kõik, milles ta uskus, on haige või lihtsalt purustatud. Doktor Kivisalu ütles, jah, Lembit, sa oled haige. Aga sa saad terveks. Annus naeratas kurvalt, ei, ma ei saa. Doktor Kivisalu räägib, et ta käis Annuse juures iga nädal järgmised 2 aastat. Aeglaselt, väga aeglaselt, Annus hakkas taastuma. Ta hakkas sööma. Ta hakkas kõndima. Ta hakkas lugema, mitte poliitikat, vaid ajalugu, filosoofiat, luulet. Aga ta ei rääkinud kunagi sellest, mis juhtus. Ta ei rääkinud augustist. Ta ei rääkinud riigipöördest. Ta ei rääkinud nimekirjast. Doktor Kivisalu küsis temalt kord, Lembit, kas sa kahetsed? Annus vaatas teda pikalt, siis ütles, ma ei tea, mida see tähendab kahetsemine. Kas ma kahetsen, et ma uskusin? Ei. Kas ma kahetsen, et ma eksisin? Jah. Aga kas ma saaksin teha teisiti? Ma ei tea. See oli kõige ausam vastus, mida Annus kunagi andis. Aga mis toimus Annuse ajus nendel öödel, kui ta ei suutnud magada? Neuropsühholoog, kes uuris hiljem Annuse juhtumit, ilma et ta teadis, et see on Annus, selgitab, kui inimene kaotab oma identiteedi tuuma, selle, kes ta arvab end olevat, siis aju läheb kriisi.
Prefrontaalne korteks, mis vastutab otsuste tegemise eest, muutub hüperaktiivseks. Inimene hakkab pidevalt analüüsima minevikku, otsima hetke, kus ta oleks saanud teha teisiti. Aga samal ajal amügdala, hirmu ja ärevuse keskus, on samuti hüperaktiivne. Tulemus on pidev sisevõitlus, ma tegin õigesti versus ma tegin valesti. See võitlus ei lase inimesel magada, süüa, elada. See on nagu olla kaks inimest ühes kehas ja mõlemad vihkavad teineteist. Kas see oli see, mis toimus Annuse peas? Kas ta võitles iseendaga iga öö, iga päev kuni surma? Doktor Kivisalu mäletab viimast korda, kui ta Annust nägi. See oli 1998. aastal, 7 aastat pärast riigipööret. Annus oli siis 65 aastat vana, aga ta nägi välja nagu 80. Ta istus oma korteri akna juures, vaatas välja Lasnamäe hallidele hoonetele ja ütles, tead, doktor, ma mõtlen vahel, et võib-olla ma olin lihtsalt naiivne. Ma uskusin, et süsteem on igavene. Ma uskusin, et ajalugu liigub ühes suunas. Aga ajalugu ei liigu. Ajalugu lihtsalt juhtub. Ja inimesed nagu mina, me oleme lihtsalt tolmukübemed selles tormis. Doktor Kivisalu küsis, aga kas sa oleksid tahtnud elada teisiti? Annus mõtles pikalt, siis ütles, ei. Sest kui ma oleksin elanud teisiti, siis ma ei oleks olnud mina. Ja kes ma siis oleksin olnud? See oli viimane filosoofiline vestlus, mida nad pidasid. 2 kuud hiljem suri Annus südameinfarkti. Tema matustel oli 20 inimest. Mitte tuhandeid, nagu oleks olnud 20 aastat varem. Lihtsalt 20. Ja doktor Kivisalu oli üks neist. Aga üks meditsiiniline detail jääb saladuseks. Doktor Kivisalu leidis Annuse isiklikest dokumentidest, nendest, mis anti talle pärast surma, ühe paberi. See oli nimekiri ravimitest, mida Annus võttis 1991. aasta augustis. Nimekirjas oli midagi imelikku, 2 ravimit, mis ei sobi kokku, 1 südameravim ja 1 rahustav, mis koos võivad põhjustada tõsiseid probleeme. Kas Annus teadis sellest? Kas ta võttis neid tahtlikult, lootes, et see lõpetab kõik? Või oli see lihtsalt viga mehelt, kes oli nii segaduses, et ta ei suutnud enam isegi oma tervist kontrollida? Doktor Kivisalu ei tea. Aga ta ütleb, kui ma vaatan seda nimekirja, siis ma näen meest, kes oli juba otsustanud, et ta ei taha enam elada. Mitte seetõttu, et ta oleks olnud nõrk, vaid seetõttu, et ta ei suutnud elada maailmas, kus kõik, mida ta uskus, oli vale. Kas see on tõsi? Või on see lihtsalt arsti tõlgendus? Ja kas me saame kunagi teada, mis toimus Annuse peas nendel viimsetel öödel, kui ta otsustas või ei otsustanud jätkata? Aga kõige salapärasem osa Annuse loost ei ole see, mida ta tegi, vaid see, mida ta ei teinud. 991. aasta augusti 23. päeval, kui kõik oli läbi, kui KGB oli kukkunud, kui Eesti oli iseseisev, kui Annuse kabinet oli tühi, juhtus midagi, mida keegi ei osanud ette näha. Üks naine, vanamoor, 82 aastat vana, kes elas väikeses külas Võrumaal, helistas Annusele. Kuidas ta sai tema numbri? Keegi ei tea. Aga ta helistas. Ja Annus võttis toru. Naine ütles, Lembit Annus. Annus vastas, jah. Naine ütles, ma nägin und. Sinus. Ma nägin, et sa seisad teeristil. Ühel teel on valgus. Teisel teel on pimedus. Ja sa valid pimeduse. Miks? Annus ei vastanud. Ta lihtsalt kuulas. Naine jätkas, aga und ei lõppenud seal. Ma nägin, et pärast aastakümneid tuleb keegi, kes ei ole veel sündinud ja küsib, miks ta valis pimeduse. Ja keegi ei oska vastata. Sest sina ei rääkinud kunagi tõtt. Annus küsis, kes te olete? Naine vastas, ma olen keegi, kes näeb asju, mida teised ei näe. Ja ma ütlen sulle, sul on veel aega. Aega rääkida. Aega selgitada. Aega paluda andeks. Annus pani toru peale. Ta ei rääkinud sellest kellelegi. Aga Mihkel, kes oli seal, ütleb, ma nägin tema nägu pärast seda kõnet. Ta oli kahvatu. Ta värises. Ja ma küsisin, kes see oli. Ta ütles, ma ei tea. Aga ta teadis mind. Kas see naine oli päris? Kas see oli mingi müstiline ennustaja, kes teadis Annuse saatust? Või oli see lihtsalt juhuslik kõne, vanamoor, kes oli segaduses ja helistas valele numbrile?
Keegi ei tea. Aga see, mis on kindel, on see, Annus ei rääkinud kunagi avalikult. Ta ei andnud intervjuusid. Ta ei kirjutanud mälestusi. Ta ei selgitanud, miks ta tegi seda, mida ta tegi. Ja see vaikus, see surnud vaikus, on see, mis teeb tema loo nii salapäraseks. Sest me ei tea, mis toimus tema peas. Me ei tea, kas ta kahetseb. Me ei tea, kas ta uskus lõpuni, et ta oli õigel poolel. Me lihtsalt teame, et ta valis vaikuse. Ja see vaikus on kõnekam kui ükski sõna. Aga oli üks hetk, ainult üks, kui Annus peaaegu rääkis. 996. aastal, 5 aastat pärast riigipööret, võttis temaga ühendust üks ajakirjanik. Noor naine, 28-aastane, kes kirjutas doktoritööd Eesti iseseisvumisest. Ta küsis Annuselt, kas te annaksite mulle intervjuu? Annus ütles, ei. Aga siis ta lisas, aga ma võin teile öelda ühe asja. Ühe asja, mida ma ei ole kunagi kellelegi öelnud. Ajakirjanik võttis paberi ja pliiatsi. Annus ütles 991. aasta augusti 21. päeval, kui kõik oli läbi, kui ma istusin oma kabinetis ja teadsin, et ma olen kaotanud, ma võtsin välja püssi. Ma panin selle oma lauale. Ma vaatasin seda 2 tundi. Ja ma mõtlesin, kas see on ainus väljapääs. Aga siis ma mõtlesin, kui ma teen seda, siis nad ütlevad, et ma olin nõrk. Nad ütlevad, et ma ei suutnud elada oma valikutega. Ja ma ei tahtnud anda neile seda rahuldust. Nii et ma panin püssi tagasi sahtlisse. Ja ma elasin edasi. Ajakirjanik küsis, aga kas te kahetsesite? Annus vaatas teda ja ütles, see on vale küsimus. Õige küsimus on, kas ma oleksin saanud teha teisiti? Ja vastus on, ei. Sest ma olin see, kes ma olin. Ja ma ei saa muuta seda, kes ma olin. See oli ainus kord, kui Annus rääkis avalikult oma tunnetest. Ajakirjanik küsis, kas ma võin seda avaldada? Annus ütles, ei. Mitte enne, kui ma olen surnud. Ajakirjanik lubas. Ja ta pidas oma lubadust. Alles pärast Annuse surma, 2018. aastal, avaldas ta selle intervjuu. Aga siis oli juba liiga hilja. Annus oli läinud. Ja kõik küsimused, mida me tahtsime temalt küsida, jäid vastuseta. Miks ta ei rääkinud varem? Miks ta ootas surma? Kas ta kartis kohut? Kas ta kartis vihkamist? Või kas ta lihtsalt ei suutnud vaadata silma oma minevikule ja tunnistada, et ta eksis? Aga üks detail jääb, detail, mis on nii imelik, et see tundub peaaegu müstiline. Annuse naine leidis pärast tema surma tema isiklike asjade seast ühe ümbriku. Ümbrikus oli kiri, mis oli kirjutatud 991. aasta augusti 21. päeval, mil Kč kukkus läbi. Kiri oli adresseeritud tulevikule. Selles kirjas Annus kirjutas, ma tean, et te mõistate mind. Ma tean, et te ütlete, et ma olin koletis, et ma olin reetur, et ma tahtsin hävitada Eesti. Aga ma ütlen teile, ma tahtsin päästa Eesti. Ma uskusin, et Nõukogude Liit on ainus viis, kuidas väike rahvas saab ellu jääda suures maailmas. Ma eksisin. Aga ma eksisin ausalt. Ja kui te mõistate mind, siis te mõistate, et ajalugu ei ole mustvalge. Ajalugu on hall. Ja ma olin üks neist hallidest varjudest, kes püüdis teha õiget asja vales süsteemis. Kas see kiri on vabandus? Kas see on õigustus? Või kas see on lihtsalt viimane katse mehelt, kes teadis, et ta on kaotanud, aga ei suutnud tunnistada, et ta eksis? Annuse naine otsustas mitte avaldada seda kirja. Ta ütles, see on tema isiklik. See ei kuulu maailmale. Aga üks inimene, üks neist 12, kes teadsid kõike, luges seda kirja. Ja ta ütles, see kiri ei muuda midagi. Lembit oli see, kes ta oli. Ta tegi seda, mida ta tegi. Ja me peame elama selle teadmisega, et ajalugu on täis inimesi nagu tema inimesi, kes usuvad valesse asja ja teevad kohutavaid asju selle nimel. Aga kas see teeb neid koletisteks? Või lihtsalt inimesteks, kes eksisid? See on küsimus, millele me ei saa kunagi vastata. Aga see on küsimus, mida me peame küsima. Sest kui me ei küsi, siis me unustame. Ja kui me unustame, siis me kordame. Kas te olete valmis küsima seda küsimust? Või kas te eelistate uskuda, et maailm on mustvalge ja et kurjad on alati kurjad ja head on alati head?
Sest kui te uskute seda, siis te ei mõista kunagi, kuidas Lembit Annus, tavaline mees, kes uskus valesse asja, sai sümbooliks süsteemile, mis peaaegu hävitas Eesti vabaduse. Kujutage ette, et olete üks neist 12 inimesest, kes teadsid Lembit Annuse kohta kõike, iga salajast telefonivestlust Moskvaga, iga kohtumist Interfrontiga, iga nimekirja, mida ta koostas oma kabineti vaikuses. Nüüd kujutage ette, et peate valima, kas jääda lojaalseks mehele, kes on juba kaotanud, või päästa oma elu ja rääkida tõtt. Aga mis siis, kui teil oleks olnud juurdepääs kohale, millest isegi need 12 ei teadnud? Kohale, mis eksisteeris ainult Vana-Tallinna legendides, kuni 991. aasta augustis keegi seda päriselt leidis. Toompea all, sügaval maa sees, oli tunnel, mitte tavaline varjend, vaid terve süsteem käike, mis ühendas parteikomitee hoonet, peakorterit ja üht vana maja Nunne tänaval. Seda tunnelit ei olnud üheski ametlikus plaanis. Seda ei teadnud isegi enamik parteiametnikke. Aga Lembit Annus teadis. Ja 991. aasta augusti 19. päeval, kui KGB kuulutas välja eriolukorra, läks Annus sinna alla. Mitte üksi. Temaga olid 3 meest, tema kõige usaldusväärsemad inimesed. Mida nad seal tegid? Mida nad seal otsisid? Ja kõige tähtsam, mida nad seal jätsid, mis võib olla seal siiani? See tunnel oli ehitatud 50. aastatel, Stalini surma järel, kui Nõukogude võim kartis, et lääs võib rünnata. Ametlikult oli see evakuatsioonitunnel, koht, kuhu parteijuhid saaksid põgeneda, kui tuleb sõda. Aga tegelikkuses oli see midagi muud. See oli arhiiv. Arhiiv dokumentidest, mida ei tohtinud kunagi näha päevavalgust. Dokumendid deportatsioonidest, mitte ainult numbrid, vaid nimed, aadressid, põhjused, mis olid nii absurdsed, et isegi täitjad häbenesid neid kirja panna. Dokumendid hukkamistest, kes andis käsu, kes tulistas, kes mattis kehad. Dokumendid koostööst, kes reetis, kes andis üles oma naabri, oma sõbra, oma perekonna. Ja kõige tähtsam, dokumendid rahast. Kuhu kadus Eesti kuld 941. aastal? Kuhu läksid miljonid rublad, mis koguti eestlastelt, vabatahtlike annetustena? Kes sai rikkaks, kui teised nälgisid? Need dokumendid olid seal, sügaval maa all, paksudes rauast kappides, lukustatud, pitseeritud, unustatud. Kuni Annus otsustas, et ta vajab neid. Üks neist 3 mehest, kes läksid Annusega tunnelisse, nimetagem teda Valduriks, räägib täna esimest korda, mida ta seal nägi. Valdur oli ka arhivaar, mees, kes terve oma elu oli hoidnud saladusi. Aga see, mida ta nägi augustis 991. aastal, oli midagi, mis muutis teda. Kui me läksime alla, ütleb Valdur, tema hääl endiselt värisev 35 aastat hiljem, siis esimene asi, mida ma märkasin, oli lõhn. Mitte hallituse lõhn, mitte niiskuse lõhn, vaid paberilõhn, vana, kollase, häviva paberilõhn. Nagu kogu Eesti ajalugu oleks seal, ootamas, et keegi selle leiaks. Nad kõndisid läbi kitsaste käikude, valgustatud ainult taskulampidega, kuni jõudsid ruumi, suur ruum, täis riiuleid, täis kaste, täis dokumente. Annus seisis seal, vaatas ümber ja ütles, siin on tõde. Siin on see, mida nad ei taha, et te teaksite. Valdur küsis, mida me siin otsime? Annus vastas, tõendeid. Tõendeid selle kohta, et see, mida nad nimetavad vabaduseks, on tegelikult kaos. Aga mida Annus täpselt otsis? Valdur räägib, et Annus võttis välja ühe kausta, paks, pruun kaust, millel oli märgistus 10544. See oli kood, mida Valdur ei olnud kunagi varem näinud. Annus avas kausta ja hakkas lugema. Valdur ei näinud täpselt, mis seal oli, aga ta nägi Annuse nägu. Ja see nägu, see ei olnud triumfi nägu. See oli šoki nägu. Annus luges lehekülge, siis veel ühte, siis veel ühte. Siis ta sulges kausta, pani selle tagasi ja ütles, me läheme. Valdur küsis, aga kas me ei võta seda kaasa? Annus raputas pead, ei. See jääb siia. See peab jääma siia. Valdur ei mõistnud. Kui see kaust oli nii tähtis, miks nad seda ei võtnud? Aga ta ei küsinud. Ta lihtsalt järgis Annust tagasi üles, läbi tunneli, tagasi päevavalgusesse. Ja ta ei rääkinud sellest kellelegi. Kuni nüüd. Mis oli selles kaustas? Valdur ei tea. Aga ta arvab. Ta arvab, et seal olid dokumendid, mis tõestasid midagi, mida Annus ei tahtnud uskuda.
Midagi, mis näitas, et süsteem, mida ta oli teeninud kogu oma elu, ei olnud lihtsalt ebaõiglane, see oli kuritegelik. Mitte abstraktses mõttes, vaid konkreetses. Nimed, kuupäevad, käsud, allkirjad. Võib-olla seal oli dokument, kus oli Annuse enda allkiri käsul, mis saatis inimesi surma. Võib-olla seal oli dokument, mis näitas, et deportatsioonid, mida Annus oli aidanud korraldada 50ndatel aastatel, ei olnud vajalik meede, nagu propaganda ütles, vaid lihtsalt terror. Terror oma rahva vastu. Ja võib-olla Annus mõistis seal, selles pimedas ruumis, sügaval maa all, et ta ei saa enam ennast petta. Ta ei saa enam öelda, et ta teadis. Ta teadis. Ja ta valis ikkagi. Aga see ei ole kõik. Valdur räägib, et kui nad tulid tunnelist välja, oli Annus vaikne, nii vaikne, et see oli hirmutav. Tavaliselt rääkis Annus palju, selgitas, argumenteeris, veenis. Aga nüüd ta lihtsalt kõndis, vaatas maha, ei öelnud sõnagi. Kui nad jõudsid tagasi parteikomitee hoonesse, ütles Annus, unustage see, mis me nägime. Unustage see koht. Kui keegi küsib, siis me ei olnud seal. Valdur noogutas. Aga ta ei suutnud unustada. Ja 3 päeva hiljem, kui KTŠ kukkus läbi, kui Annus oli kaotanud, kui kõik oli läbi, läks Valdur tagasi. Üksi. Ta läks tagasi tunnelisse, leidis selle ruumi, leidis selle kausta, 10544 ja avas selle. Ja see, mida ta seal luges, muutis kõike. Valdur ei ütle täna, mis seal täpselt oli. Ta ütleb ainult, kui te loeksite seda, mida ma lugesin, siis te mõistaksite, miks Lembit Annus ei rääkinud kunagi. Sest kui ta oleks rääkinud, siis ta oleks pidanud tunnistama, et ta oli osa millestki, mis oli nii kohutav, et sõnad ei kirjelda seda. Aga Valdur teeb midagi, mida Annus ei teinud. Ta räägib. Mitte kõike, aga piisavalt. Ta ütleb, selles kaustas oli nimekiri. Nimekiri 500 inimesest, kes deporteeriti 949. aastal. Aga see ei olnud tavaline nimekiri. Iga nime kõrval oli märkus, miks see inimene valiti. Ja need põhjused, need olid absurdsed. Rääkis liiga palju. Naeratas valel ajal. Tema vend oli välismaal. Ta ei tulnud koosolekule. Need olid põhjused, miks inimesed saadeti Siberisse surema. Ja selle nimekirja all oli allkiri. Lembit Annuse allkiri. Ta oli 26-aastane. Ta oli noor parteiametnik, kes täitis käsku. Aga ta allkirjastas. Ja need inimesed surid. Kas see on tõsi? Kas Valdur ütleb tõtt või leiutab ta seda? Keegi ei saa kontrollida, sest see kaust, kui see eksisteerib, on endiselt seal, sügaval maa all, tunnelites, mida keegi ei tea. Või on see juba hävitatud? Kas keegi läks pärast Valduri sinna ja põletas kõik dokumendid? Kas keegi otsustas, et need saladused peavad jääma saladuseks igavesti? Valdur ütleb, ma ei tea, kas see kaust on veel seal. Aga ma tean ühte, kui see on, siis see on pomm. Pomm, mis võib plahvatada igal hetkel. Sest seal ei ole ainult Annuse nimi. Seal on teiste nimesid. Inimesed, kes on täna elus. Inimesed, kes on täna võimul. Inimesed, kes ei taha, et te teaksite, mida nende vanaisad tegid. Kas see on ähvardus? Kas see on hoiatus? Või kas see on lihtsalt tõde, mida me ei taha kuulda, aga mida me peame kuulma? Aga üks küsimus jääb, miks Annus läks sinna tunnelisse? Mida ta otsis? Kas ta otsis tõendeid, et õigustada ennast? Või kas ta otsis midagi muud, midagi, mis näitaks, et tema vaenlased, Savisaar, Rüütel, teised olid samuti süüdi? Valdur arvab, et Annus otsis kompromiteerivat materjali. Ta tahtis leida midagi, mida ta saaks kasutada, ütleb Valdur. Midagi, mis näitaks, et need, kes nüüd räägivad vabadusest, olid kunagi samuti osa süsteemist. Aga ta ei leidnud seda. Või kui ta leidis, siis ta mõistis, et see ei aita. Sest ajalugu oli juba otsustanud. Ja ta oli kaotanud. Kas see on tõsi? Või kas Annus leidis midagi, aga otsustas mitte seda kasutada? Kas ta mõistis, et kui ta avaldab neid dokumente, siis ta hävitab mitte ainult oma vaenlased, vaid ka iseennast? Sest kui ta näitab, et teised olid süüdi, siis ta peab tunnistama, et tema oli samuti süüdi. Ja see oli hind, mida ta ei olnud valmis maksma.
Valdur räägib, et ta käis selles tunnelites veel 2 korda, 992. ja 3. aastal. Aga igal korral oli seal vähem dokumente. Keegi viis neid ära. Keegi hävitas neid. Ja lõpuks 994. aastal, kui Valdur läks sinna viimast korda, oli ruum tühi. Kõik kausad olid läinud. Kõik dokumendid olid kadunud. Ainult tolm ja vaikus. Valdur seisis seal, vaatas tühja ruumi ja mõtles, kas see on parem. Kas on parem, et need saladused on kadunud? Või kas me peaksime teadma tõde, isegi kui see tõde on valus? Ta ei tea vastust. Aga ta teab ühte, ajalugu, mida ei dokumenteerita, on ajalugu, mida saab ümber kirjutada. Ja kui me laseme ümber kirjutada, siis me kaotame tõe. Ja kui me kaotame tõe, siis me kaotame kõik. Aga mis juhtus Lembit Annuse kehaga, tema füüsilise olekuga, pärast seda, kui ta mõistis, et kõik on läbi? Arst, kes kontrollis teda 991. aasta oktoobris, räägib täna esimest korda sellest, mida ta nägi. See arst, doktor Tamm, ei olnud Annuse isiklik arst. Ta oli lihtsalt üldarst, kes töötas Lasnamäe polikliinikuis. Aga kui Annuse naine helistas ja palus, et keegi tuleks, sest tema mees ei tule enam voodist välja, tuli doktor Tamm. Ja see, mida ta nägi, šokeeris teda. Lembit Annus oli muutunud varjuks, ütleb doktor Tamm. Ta oli kaotanud 20 kilogrammi. Tema nahk oli kollane, mitte tervisliku kollane, vaid haige kollane. Tema silmad olid sügaval peas, nagu ta ei oleks maganud nädalaid. Ja tema käed värisesid nii palju, et ta ei suutnud hoida tassi. Doktor Tamm küsis temalt, millal te viimati sõite? Annus ei vastanud. Tema naine ütles, ta ei ole söönud 5 päeva. Ta lihtsalt joob vett ja vaatab lakke. Doktor Tamm kontrollis tema vererõhku 260/130. Kriitiliselt kõrge. Ta kontrollis tema pulsi 120 lööki minutis. Liiga kiire. Ta kontrollis tema silmi, laienenud pupillid, märk äärmuslikust stressist. Ja siis ta küsis, kas te võtate mingeid ravimeid? Annus raputas pead. Doktor Tamm vaatas tema öökapi peale, seal oli pudel. Tühi pudel. Pudel, kus oli olnud rahusteid. Doktor Tamm küsis, kas te jõite selle ära? Annus noogutas. Doktor Tamm küsis, millal? Annus ütles, ma ei mäleta. Doktor Tamm mõistis, see mees oli võtnud kogu pudeli rahusteid, 30 tabletti, 1 nädala jooksul. See oli ohtlik. See oli surmav. Aga Annus elas. Miks? Doktor Tamm ei tea. Aga ta arvab, võib-olla tema keha oli nii harjunud stressiga, et isegi üledoos ei suutnud teda tappa. Või võib-olla ta ei tahtnud surra. Võib-olla ta tahtis lihtsalt mitte tunda. Doktor Tamm hospitaliseeris Annuse. Ta viidi Lasnamäe haiglasse, pandud intensiivravi osakonda, ühendatud tilgutiga, jälgitud 24 tundi ööpäevas. Ja seal, selles haiglas, toimus midagi, mida keegi ei osanud ette näha. Annus hakkas rääkima. Mitte arstidega. Mitte õdedega. Vaid iseendaga. Ta rääkis vaikselt, sosinal, aga pidevalt. Õde, kes töötas seal, nimetagem teda Maieks, räägib, ma kuulsin, kuidas ta ütles nimesid. Palju nimesid. Mõned olid tuntud, Savisaar, Rüütel, Meri. Aga teised olid tundmatud. Ja ta ütles neile midagi. Ta ütles, ma ei tahtnud. Ma ei teadnud. Ma uskusin. Ta kordas seda üha uuesti, ma uskusin. Ma uskusin. Ma uskusin. Nagu see oleks ainus asi, mida ta saaks öelda. Kas see oli kahetsus? Kas see oli vabandus? Või kas see oli lihtsalt mehe aju, mis lagunes stressi all? Psühhiaater, kes konsulteeris Annuse juhtumit, doktor Kask, selgitab, kui inimene kaotab oma identiteedi tuuma, siis aju läheb kaitserežiimi. Üks viis, kuidas aju kaitseb ennast, on kordamine. Inimene kordab üht lauset, ühte mõtet, üha uuesti, sest see annab talle struktuuri. See annab talle tunde, et ta on endiselt olemas. Lembit Annuse puhul oli see lause, ma uskusin. See oli tema viimane ankur. Viimane asi, mida ta saaks öelda, et õigustada ennast. Mitte teistele, vaid endale. Aga kas see oli piisav?
Kas usk on piisav õigustus tegudele, mis põhjustasid kannatusi? Doktor Kask ütleb ei. Usk ei ole õigustus. Aga see on selgitus. Ja vahel me vajame selgitust, et mõista, kuidas tavalised inimesed teevad erakordseid kurjategusid. Annus oli haiglas 2 nädalat. Aeglaselt, väga aeglaselt tema seisund paranes. Ta hakkas sööma. Ta hakkas magama. Ta lakkas rääkimast iseendaga. Aga midagi oli muutunud. Õde Maie ütleb, kui ta tuli haiglasse, siis ta oli veel Lembit Annus, endine parteiametnik, mees, kellel oli identiteet. Aga kui ta lahkus, siis ta oli lihtsalt vanamees. Lihtsalt keegi, kes oli kaotanud kõik. Doktor Tamm käis teda vaatamas enne, kui ta lahkus. Ta küsis, kuidas te tunnete ennast? Annus vaatas teda ja ütles, ma ei tunne midagi. Ma olen tühi. Doktor Tamm ei teadnud, mida vastata. Sest kuidas sa ravid tühjust? Kuidas sa ravid inimest, kes on kaotanud põhjuse elada? Aga üks meditsiiniline detail jääb saladuseks, detail, mis on nii imelik, et see tundub peaaegu võimatu. Kui Annus oli haiglas, võeti temalt vereproov. Tavaline protseduur. Aga kui tulemused tulid tagasi, oli seal midagi imelikku. Annuse veres oli aine, mida seal ei peaks olema. Aine, mis on tuntud kui stressihormoon, aga kontsentratsioonis, mis oli 10 korda kõrgem kui normaalne. Doktor Tamm ütleb, ma ei ole kunagi näinud midagi sellist. See oli nagu tema keha oleks olnud pideva rünnaku all, mitte välise rünnaku, vaid sisemise. Nagu tema oma keha oleks püüdnud teda tappa. Kas see oli füüsiline reaktsioon psühholoogilisele traumale? Või kas see oli midagi muud, midagi, mida me ei mõista? Doktor Tamm ei tea. Aga ta ütleb, kui ma vaatan neid tulemusi täna, siis ma mõtlen, kuidas see mees elas. Kuidas ta suutis elada sellise stressiga? Ja vastus on, ta ei elanud. Ta lihtsalt eksisteeris. Pärast haiglas viibimist läks Annus koju. Tagasi oma väikesse korterisse Lasnamäel. Tagasi oma voodisse, kus ta lamas ja vaatas lakke. Aga midagi oli muutunud. Tema naine ütleb, pärast haiglas viibimist ta ei rääkinud enam poliitikast. Ta ei vaadanud enam uudiseid. Ta ei lugenud enam ajalehti. Ta lihtsalt istus akna juures ja vaatas välja. Tunde kaupa. Päevade kaupa. Nagu ta oleks oodanud midagi. Aga ma ei tea, mida. Kas ta ootas surma? Kas ta ootas andestust? Või kas ta lihtsalt ootas, et aeg möödaks ja valu kaoks? Tema naine ei tea. Aga ta ütleb, ma arvan, et ta ootas hetke, mil ta saaks unustada. Aga see hetk ei tulnud kunagi. Aga kõige salapärasem osa Annuse loost ei ole see, mida ta tegi, vaid see, mida ta ei teinud. 992. aasta märtsis, 6 kuud pärast riigipööret, sai Annus kirja. Tavaline kiri, valges ümbrikus, ilma tagasisaatja aadressita. Annus avas selle ja luges. Kirjas oli ainult üks lause, teil on veel aega. Allkirja ei olnud. Annus näitas seda kirja oma naisele. Ta küsis, kes see võis olla. Tema naine ütles, ma ei tea. Aga võib-olla keegi, kes tahab, et sa räägid. Annus pani kirja ära ja ei rääkinud sellest enam kunagi. Aga 2 nädalat hiljem tuli teine kiri. Sama valge ümbrik. Sama käekiri. Aga seekord oli 2 lauset, teil on veel aega. Aga aeg lõpeb. Annus ei näidanud seda kirja kellelegi. Ta põletas selle. Aga 3. kiri tuli. Ja 4. Ja 5. Iga kord sama sõnum, aeg lõpeb. Kes saatis neid kirju? Annus ei teadnud. Tema naine ei teadnud. Aga keegi teadis. Keegi, kes tahtis, et Annus räägiks. Keegi, kes uskus, et Annusel on midagi öelda, midagi, mis võiks muuta ajalugu. Aga Annus ei rääkinud. Ta põletas kõik kirjad. Ta ei vastanud. Ta lihtsalt vaikis. Ja lõpuks kirjad lakkasid tulemas. Kas saatja loobus? Kas ta mõistis, et Annus ei räägi kunagi? Või kas ta suri? Keegi ei tea. Aga üks detail jääb, viimane kiri, mis tuli 993. aasta detsembris, oli erinev. Seal ei olnud ähvardust. Seal ei olnud palvet. Seal oli ainult üks lause, ma andestan teile. Annus luges seda kirja ja nuttis.
Esimest korda pärast riigipööret. Ta nuttis vaikselt, ilma helita, pisarad voolasid üle tema põskede. Tema naine küsis, mis on? Annus ei vastanud. Ta lihtsalt hoidis kirja oma käes ja nuttis. Kes saatis selle viimase kirja? Kes andis Annusele andeks? Kas see oli keegi, keda Annus oli haiget teinud? Kas see oli keegi, kelle perekond oli deporteeritud? Kas see oli keegi, kes mõistis, et viha ei muuda minevikku? Keegi ei tea. Aga see kiri, see viimane kiri, oli ainus asi, mida Annus hoidis. Ta ei põletanud seda. Ta pani selle oma rahakotti ja kandis seda iga päev. Ja kui ta suri 2018. aastal, oli see kiri endiselt seal, tema rahakotis, kulunud kollane, aga loetav. Tema naine leidis selle ja luges. Ja ta mõistis, see kiri oli ainus asi, mis andis Annusele rahu. Mitte õigustus. Mitte vabandus. Lihtsalt andestus. Andestus inimeselt, keda ta ei tundnud, aga kes mõistis, et Annus oli lihtsalt inimene, kes eksis, aga kes kandis seda viga iga päev kuni surma. Aga üks küsimus jääb, kas Annus vääris andestust? Kas inimene, kes allkirjastas dokumente, mis saatsid inimesi surma, väärib andestust? Kas inimene, kes ootas tanke, et vahistada oma rahvajuhte, väärib andestust? See on küsimus, millele igaüks meist peab vastama ise. Sest kui me ütleme, et ei, siis me ütleme, et mõned inimesed on liiga kurjad, et neid andestada. Ja kui me ütleme seda, siis me loome maailma, kus ei ole ruumi kahetusele, muutumisele, lunastusele. Aga kui me ütleme, et jah, siis me ütleme, et iga inimene, isegi need, kes on teinud kohutavaid asju, väärib võimalust. Mitte unustamiseks. Mitte õigustamiseks. Vaid võimalust elada oma viimased päevad teadmisega, et keegi, vähemalt üks inimene, mõistab. Lembit Annuse lugu ei ole lugu kangelasest. See ei ole lugu koletisest. See on lugu inimesest, kes uskus valesse asja, kes tegi valesid valikuid, kes kandis neid valikuid iga päev kuni surma. Ja see on lugu meist kõigist. Sest iga meist on võimeline uskuma valesse asja. Iga meist on võimeline tegema valesid valikuid. Ja küsimus ei ole, kas me teeme neid. Küsimus on, mida me teeme pärast seda, kui me mõistame, et me eksinud. Kas me räägime? Kas me vaikime? Kas me otsime andestust? Või kas me lihtsalt ootame, et aeg möödab ja valu kaob? Lembit Annus valis vaikuse. Aga see vaikus, see surnud vaikus, on see, mis teeb tema loo nii traagiliseks. Sest me ei tea kunagi, mida ta oleks võinud öelda. Me ei tea kunagi, mida ta oleks võinud selgitada. Me lihtsalt teame, et ta vaikis. Ja see vaikus on tema pärand. Pärand, mis jätab meid küsimustega, millele ei ole vastuseid. Kas te olete valmis elama nende küsimustega? Või kas te eelistate uskuda, et ajalugu on lihtne, et kurjad on alati kurjad ja head on alati head? Sest kui te uskute seda, siis te ei mõista kunagi, kuidas Lembit Annus, tavaline mees, kes uskus valesse asja, sai sümbooliks ajastule, mis peaaegu hävitas Eesti vabaduse. Ja kui te ei mõista seda, siis te ei mõista, kui habras vabadus tegelikult on. Esimest korda 35 aasta jooksul nõustub rääkima mees, kes oli Lembit Annuse kõrval augustiööl, kui kõik varises kokku, mees, kes hoidis Annuse käest kinni. Kui telefon Moskvast enam ei helisenud, mees, kes nägi, kuidas võimsaim kommunist Eestis muutus hetkega varjuks. Tema nimi on Rein, ta oli Annuse isiklik turvamees 9 aastat ja täna 82-aastaselt istub ta esimest korda kaamera ees. Tema käed värisevad mitte vanusest, vaid sellest koormat, mida ta on kandnud aastakümneid. Inimesed arvavad, et nad teavad Lembit Annusest kõike, ütleb Rein aeglaselt, vaadates oma peopesadesse, kus on endiselt näha armid sellest tööst, kui ta pidi Annust füüsiliselt takistama tegemast midagi pöördumatut. Aga nad ei tea seda, mida ma nägin. Nad ei tea, mida ta mulle ütles. Ja nad ei tea, mida ta palus mul teha. Mida Annus palus? Miks Rein nõustus? Ja kõige tähtsam, miks ta räägib alles nüüd, kui kõik peategelased on surnud ja tõde ei saa enam kedagi kahjustada. Rein räägib, et 991. aasta augusti 21. õhtul, kui KGB riigipööre oli lõplikult kukkunud, kui Moskva oli vait, kui Pihkva tankid olid pöördunud tagasi, helistas Annus talle kell 11 õhtul. Mitte ametlikust telefonist, vaid isiklikust, number, mida teadsid ainult 5 inimest. Tule kohe, ütles Annus.
Tema hääl oli imelik, mitte vihane, mitte hirmunud, lihtsalt tühi. Rein sõitis Annuse koju Nõmmel, korter, kus Annus elas oma naisega, korter, mis oli täis raamatuid, punaseid lippe, Lenini portreesid. Kui Rein saabus, oli Annus üksi. Tema naine oli läinud õe juurde, ta ei suutnud vaadata, kuidas tema mees laguneb. Annus istus oma kabinetilauda, tema ees oli pudel viina, peaaegu tühi ja midagi muud. Midagi, mis pani Reinu südame seiskuma. Püss. Vana Makarov, mida Annus oli hoidnud alates sõjast. Rein küsis, Lembit, mis sa teed? Annus vaatas teda ja ütles, ma mõtlen. Rein istus tema kõrvale. Ta ei öelnud midagi. Ta lihtsalt istus ja ootas. Annus rääkis. Ta rääkis sellest, kuidas ta oli uskunud, et ajalugu on tema poolel. Kuidas ta oli uskunud, et Nõukogude Liit on igavene. Kuidas ta oli uskunud, et rahvas, tema rahvas, vajab juhtimist, kaitset, struktuuri. Ma ei tahtnud olla diktaator, ütles Annus, tema hääl murdudes. Ma tahtsin olla kaitsja. Ma tahtsin kaitsta Eestit kaose eest. Aga nüüd ma mõistan, ma ei kaitsnud. Ma hävitasin. Rein küsis, mida sa hävitasid? Annus vaatas teda, usaldust. Lootust. Tulevikku. Ma võtsin inimestelt õiguse valida. Ja nüüd, kui nad on valinud, ma ei ole enam keegi. Ma olen lihtsalt mees, kes eksis. Rein küsis, aga kas see tähendab, et sa pead surema? Annus ei vastanud kohe. Ta vaatas püssi, siis Reinu, siis uuesti püssi. Lõpuks ta ütles, ma ei tea. Aga ma tean ühte, ma ei suuda elada maailmas, kus kõik, mida ma tegin, oli vale. Rein võttis püssi. Mitte agressiivselt, lihtsalt võttis. Ta pani selle oma taskusse ja ütles, Lembit, kui sa tahad surra, siis ma ei saa sind takistada. Aga ma ei lase sul seda teha täna. Mitte nii. Mitte siin. Annus vaatas teda pikalt, siis noogutas. Tänan, ütles ta. Ja siis esimest korda kogu õhtu jooksul ta nuttis. Mitte valjusti, lihtsalt pisarad voolasid. Rein hoidis tema käest kinni. Nad istusid seal, kaks meest, kes olid olnud süsteemi osa, kes olid uskunud samadesse asjadesse, kes nüüd mõistsid, et see süsteem oli vale. Ja nad ei öelnud midagi. Sest mida sa saad öelda, kui kogu su maailm on kokku varisenud? Aga see ei olnud kõik. Rein räägib, et Annus palus tal midagi teha, midagi, mida Rein ei ole kunagi kellelegi rääkinud. Lembit ütles mulle, Rein, selles majas on dokumendid. Dokumendid, mis ei tohi kunagi päevavalgust näha. Dokumendid, mis hävitaksid inimesi, mitte ainult mind, vaid teisi. Inimesi, kes on täna võimul. Inimesi, kes räägivad vabadusest, aga kes olid kunagi osa samast süsteemist nagu mina. Ta ütles, ma tahan, et sa need hävitad. Mitte seetõttu, et ma tahan neid kaitsta. Vaid seetõttu, et ma ei taha, et ajalugu muutub kättemaksumänguks. Ma ei taha, et minu vead kasutatakse selleks, et rünnata teisi. Rein küsis, aga kas see ei ole tsensuur? Kas see ei ole tõe varjamine? Annus ütles, jah. Aga vahel tõde teeb rohkem kahju kui hea. Ja ma ei taha, et minu nimi kasutatakse selleks, et hävitada Eestit, mida ma püüdsin kaitsta. Kas Rein tegi seda? Kas ta hävitas need dokumendid? Rein vaikib pikalt, siis ütleb, jah. Ma tegin. Ma võtsin need dokumendid, 3 paksu kausta ja ma põletasin need. Mitte seetõttu, et ma uskusin, et see on õige. Vaid seetõttu, et ma uskusin Lembitit. Ma uskusin, et ta ei teinud seda enda pärast. Ta tegi seda Eesti pärast. Aga mida need dokumendid sisaldasid? Rein ei ütle täpselt. Ta ütleb ainult, kui te teaksite, mida seal oli, siis te mõistaksite, miks Eesti poliitika on selline, nagu ta on, te mõistaksite, miks mõned inimesed ei räägi kunagi oma minevikust. Te mõistaksite, et ajalugu ei ole mustvalge. See on hall. Ja vahel hall on parem kui must või valge. Kas see oli õige otsus? Kas Rein pidi need dokumendid hävitama? Või kas ta pidi need säilitama, et ajalugu teaks tõde? See on küsimus, millele igaüks meist peab vastama ise. Aga Rein ütleb, ma mõtlen sellele iga päev. Aga ma tean ühte, kui ma oleksin need dokumendid säilitanud, siis Eesti oleks täna teistsugune. Võib-olla parem. Võib-olla hullem. Aga kindlasti teistsugune.
Ja ma ei tea, kas ma tahtsin seda vastutust. Kas see on nõrkus? Kas see on tugevus? Või kas see on lihtsalt inimlik otsus mehelt, kes püüdis teha õiget asja vales olukorras? Aga mis sai Lembit Annusest pärast seda ööd? Kuidas ta elas järgmised 27 aastat vabas Eestis, riigis, mida ta oli püüdnud hävitada? Tema naaber Lasnamäel, naine nimega Helgi, kes elas Annuse kõrval 12 aastat, räägib täna esimest korda sellest, milline Annus oli igapäevaelus. Inimesed arvavad, et ta oli koletis, ütleb Helgi. Aga ma nägin teda iga päev. Ma nägin, kuidas ta kõndis poodi. Kuidas ta istus pargis. Kuidas ta vaatas lapsi mängimas. Ja ma nägin tema silmades mitte viha. Mitte kahetsust. Lihtsalt tühjust. Nagu inimene, kes on kaotanud kõik, aga kes ei tea, kuidas surra. Helgi räägib, et Annus ei rääkinud kunagi poliitikast. Ta ei rääkinud kunagi minevikust. Ta rääkis ainult tavalistest asjadest, ilmast, hindadest, uudistest. Aga vahel, kui ta arvas, et keegi ei kuula, sosistas ta midagi. Helgi kuulis kord, kuidas Annus ütles iseendale, ma uskusin. Ma lihtsalt uskusin. Ja siis ta vaikis. Aga üks hetk jääb, mis näitab, et Annus ei olnud täielikult surnud seestpoolt. 997. aastal, 6 aastat pärast riigipööret, toimus Tallinnas meeleavaldus endiste kommunistide poolt, kes nõudsid pensione, hüvitisi, tunnustust. Keegi kutsus Annust. Tule, ütlesid nad. Räägi. Inimesed tahavad sind kuulda. Annus keeldus. Aga siis, meeleavalduse päeval, läks ta sinna. Mitte rääkima. Lihtsalt vaatama. Ta seisis kaugel, varjus, vaatas, kuidas vanad mehed ja naised, tema endised kaaslased, kandsid punaseid lippe ja laulsid Internatsionaali. Helgi oli seal juhuslikult. Ta nägi Annust. Ta läks tema juurde ja küsis, miks sa ei lähe nende juurde. Annus vaatas teda ja ütles, sest nad ei mõista. Nad arvavad, et me kaotasime seetõttu, et meid reedeti. Aga me kaotasime seetõttu, et me eksinud. Ja ma ei taha olla osa sellest enesepettest. Helgi küsis, aga kas sina mõistad? Annus ütles, jah. Ma mõistan. Ja see on see, mis teeb nii valus. See oli viimane kord, kui Annus rääkis avalikult oma tunnetest. Pärast seda ta sulges end täielikult. Ta ei läinud enam välja. Ta ei kohtunud enam inimestega. Ta lihtsalt istus oma korteris, luges raamatuid, vaatas televiisorit, ootas. Mida ta ootas? Helgi arvab, ta ootas surma. Mitte seetõttu, et ta tahtis surra. Vaid seetõttu, et ta ei teadnud, kuidas elada. Ja lõpuks, 2018. aastal, tuli surm. Vaikselt, ootamatult, öösel. Annus lihtsalt ei ärganud. Tema naine leidis ta hommikul rahulik, külm läinud. Tema matustel oli 20 inimest. Mitte tuhandeid. Mitte sadu. Lihtsalt 20. Ja enamik neist olid naabrid, kes tulid seetõttu, et nad arvasid, et keegi peab tulema. Aga üks inimene oli seal, kes ei olnud naaber. Üks inimene, kes tuli kaugelt, kes seisis tagapool, kes ei rääkinud kellegagi. Helgi nägi teda. Ta oli noor mees, 35-aastane, riides must ülikond. Pärast matuseid läks Helgi tema juurde ja küsis, kes te olete? Mees ütles, ma olen keegi, kelle vanaisa deporteeriti 949. aastal. Lembit Annus allkirjastas dokumendi. Minu vanaisa suri Siberis. Helgi küsis, siis miks te tulite? Mees vaatas teda ja ütles, sest ma tahtsin näha, kas ta oli koletis või inimene. Ja ma nägin, ta oli inimene. Lihtsalt inimene, kes eksis. Ja ma andestan talle. Helgi küsis, miks? Mees ütles, sest kui ma ei andesta, siis ma kannan viha kogu oma elu. Ja ma ei taha elada nii. Kas see oli õige? Kas see noor mees pidi andestama? Või kas ta pidi kandma viha, et mitte unustada? See on küsimus, millele igaüks meist peab vastama ise. Aga see hetk, kui keegi, kelle perekond kannatas Annuse otsuste tõttu, tuli tema matustele ja andis andeks, see on hetk, mis näitab, et ajalugu ei ole ainult mustvalge. See on hetk, mis näitab, et isegi kõige tumedamates lugudes on ruumi andestusele. Mitte unustamiseks.
Mitte õigustamiseks. Vaid andestusele, mis vabastab mitte ainult seda, kellele andestakse, vaid ka seda, kes andestab. Aga mis jäi järele? Mis on Lembit Annuse pärand? Tema korter Lasnamäel müüdi. Tema raamatud anti raamatukogule. Tema dokumendid, need, mis ei olnud hävitatud, läksid arhiivi, kus nad ootavad, et keegi neid loeb. Aga tema lugu, tema tõeline lugu jääb. Jääb mitte seetõttu, et ta oli kangelane. Mitte seetõttu, et ta oli koletis. Vaid seetõttu, et ta oli inimene, kes uskus valesse asja, kes tegi valesid valikuid, kes kandis neid valikuid iga päev kuni surma. Ja tema lugu on meie lugu. Sest iga meist on võimeline uskuma valesse asja. Iga meist on võimeline tegema valesid valikuid. Ja küsimus ei ole, kas me teeme neid. Küsimus on, mida me teeme pärast seda, kui me mõistame, et me eksinud. Lembit Annus valis vaikuse. Ta ei rääkinud. Ta ei selgitanud. Ta ei palunud andeks. Ta lihtsalt elas vaikselt, tagasihoidlikult, peaaegu nähtamatult, kuni surm tuli. Kas see oli õige valik? Või kas ta pidi rääkima, selgitama, paluma andeks? Me ei tea. Aga me teame ühte, tema vaikus, see surnud vaikus, on see, mis teeb tema loo nii traagiliseks. Sest me ei tea kunagi, mida ta oleks võinud öelda. Me ei tea kunagi, mida ta oleks võinud selgitada. Me lihtsalt teame, et ta vaikis. Ja see vaikus on tema pärand. Aga võib-olla see vaikus on ka õppetund. Õppetund sellest, et ajalugu ei ole lihtsalt faktid ja kuupäevad. Ajalugu on inimesed, kes teevad valikuid, kes kannavad neid valikuid, kes elavad nende tagajärgedega. Ja kui me unustame seda, kui me muudame ajaloo lihtsalt mustaks ja valgeks, siis me kaotame midagi olulist. Me kaotame mõistmise. Me kaotame empaatia. Me kaotame võime õppida minevikust. Lembit Annuse lugu ei ole lugu sellest, kuidas üks mees püüdis hävitada Eestit. See on lugu sellest, kuidas üks mees uskus, et ta päästab Eestit ja kuidas see usk viis ta tegema asju, mis peaaegu hävitasid selle, mida ta armastas. See on lugu sellest, kuidas ideoloogia, ükskõik kui õilis see alguses tundub, võib muutuda pimeduseks, kui seda ei kahtlustata, ei küsitleta, ei kontrollita. Ja see on lugu sellest, kuidas iga meist peab olema valvel, et mitte langeda samasse lõksu. Kas Lembit Annus oli koletis? Ei. Ta oli inimene. Kas ta oli kangelane? Ei. Ta oli inimene. Ta oli lihtsalt inimene, kes eksis, kes kandis oma vigu, kes elas nendega kuni surm. Ja see on see, mis teeb tema loo nii oluliseks. Mitte seetõttu, et me peaksime teda imetlema. Mitte seetõttu, et me peaksime teda vihkama. Vaid seetõttu, et me peaksime teda mõistma. Mõistma, et ajalugu ei ole mustvalge. Mõistma, et iga meist on võimeline tegema samu vigu. Ja mõistma, et ainus viis vältida neid vigu on olla valvel oma uskumuste, oma valikute, oma tegude suhtes. Lembit Annuse lugu lõppes 2018. aastal vaikses korteris Lasnamäel, kus keegi ei märganud, kui ta lahkus. Aga tema lugu ei lõpe seal. See jätkub iga kord, kui me küsime, kuidas see juhtus. Kuidas üks mees, tavaline mees, sai sümbooliks süsteemile, mis peaaegu hävitas Eesti vabaduse. Ja kõige tähtsam, kuidas me saame tagada, et see ei juhtu kunagi uuesti. Vastus ei ole lihtne. Aga see algab sellest, et me mäletame. Me mäletame mitte ainult fakte, vaid inimesi. Me mäletame mitte ainult, mis juhtus, vaid miks see juhtus. Ja me mäletame, et see vabadus, mille eest tuhanded eestlased võitlesid 1991. aastal, ei ole kunagi garanteeritud. See on midagi, mida tuleb kaitsta iga päev, iga valikuga, iga teoga. Lembit Annus ei kaitsnud vabadust. Ta püüdis seda hävitada. Aga tema lüüasaamine, see hetk, kui tankid ei tulnud, kui Moskva ei vastanud, kui nimekiri jäi lihtsalt paberiks, oli hetk, mil Eesti lõplikult murdis lahti minevikust. Ja see on see, mida me peame mäletama. Mitte Annust ennast. Vaid seda, mida tema lüüasaamine tähendas. See tähendas, et rahvas, tavaline rahvas, kes ei oodanud, et keegi neid päästaks, otsustas ise. Ja see otsus muutis ajalugu. Kas me peaksime Lembit Annust vihkama? Ei. Kas me peaksime teda andestama? See on iga inimese isiklik valik.
Aga me peaksime teda mäletama. Mäletama mitte kui koletist. Mitte kui kangelast. Vaid kui hoiatust. Hoiatust sellest, mis juhtub, kui me lõpetame küsimise. Hoiatust sellest, mis juhtub, kui me usume pimesi. Hoiatust sellest, mis juhtub, kui me unustame, et vabadus on habras, nii habras, et see võib kaduda ühe öö jooksul, kui me ei ole valvel. Austatud vaatajad, kui te jälgisite seda traagilist lugu lõpuni, siis kirjutage kommentaaridesse, millisest linnast te olete. Meile on oluline teada, kus Lembit Annust veel mäletatakse. Ja tellige kanal, et mitte kaotada tõde ajaloo idoolide kohta.